Toma la fuerza del mar que se mete por tu vena, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Una mano arriba, cintura sola. Tere, head sõbrad! Vaadake ikka Sipsiku-seiklusi Hispaanias! Millega me tegeleme? Millega või? Tule vaata. Sellega. Me saame nüüd vaatajatele öelda, et meil on uus projekt käsil ja meile tundub, et sinust on saanud ka kirjanik. Ma hakkasin raamatut kirjutama. Nii et head vaatajad, varsti vist on tulemas üks põnev raamat. No ütleme nii, et mul on 10 A4 kirjutatud. Täna alustasin. Ma olen täiesti pidurdamatu, sest mõttes jooksevad. Aga kui see plaan peaks nagu jõusse minema, et see raamat peaks üks päev päriselt ka müüki minema, siis ma ei tea, mul endal on juba seda nii põnev lugeda. Me kirjutame täiesti päris asju. Mul on tegelikult veits hirm, sellepärast, et see raamat tuleb päris lugudest, päris inimestest ja see raamat tuleb meie Hispaania elust. Sest ma tean, et 2 raamatut on Hispaanias kirjutatud. Palun ärge keegi solvuge, aga minu jaoks need olid nii igavad. Nii et teeme ühe põneva raamatu. Keegi võiks sinna alla kommentaaridesse kommenteerida, et kas te loeksite seda või? See päris huvitav oleks teada. Äkki teeme raamatu ja siis loeme ainult ise ka äkki. Mul ema kindlasti loeks. Millega me tegeleme? Rattad on vaja olla. No, me tegeleme beebikäru kokkupanemisega. Rattad on eraldi. Ja me pidime ostma käru selle pärast. Võtta, see, vaata. Siia saab koksid panna. Ema, isa. Ja siis ühesõnaga käru on selline. Paneme ta kokku ära, siis paneme koera selle sisse. Aga miks me selle ostsime on see, et me käisime täna kirurgi juures. Palun ära hüppa. Ja Tšurral on, me vist eelmine video rääkisime, et meil on natuke kehvasti. Tšurral on puusaliigese nekroos. Ja see tähendab seda, et täna ta pandi narkoosi ja võeti puusaliigesest mingi proov. Ja siis ta ühesõnaga ütles meile niimoodi see arst, et 7. jaanuaril on meil operatsioon ja võetakse puusaliigese peast see nekroos välja ja ühesõnaga siuke lugu ja siis peaks valu ja kõik ära minema ja täna me saime rohtu, et tal valus ei oleks. Ja siis kuna me ei saa nüüd nädal aega kõndida on ju väga pikalt, siis see väga populaarne asi on Hispaanias koerakärud. Ma ei uskunud, et mina ka sinna maale pean jõudma.
ja siis lähme kusu. Aga paneme kokku, siis näitame edasi. Papa, kus te lähete? Oodake nüüd. Nii pime on seal ei näe midagi. Kes seal on? Oi. Kas sulle meeldib? Tšurroke, kuidas sulle meeldib? Sõidata teda veel, vaata, kui kate on eest ära. Ta ei kuku sealt kuhugi, tal on rihmad kinni. Vaata, kui mõnus. Tšurro sõidab vankriga. Niimoodi me hakkame käima nüüd. Nii lõbus on ju. Sa oled poes käinud küll meiega vankriga. Selle käruga, poekäruga. Täiega meeldis sulle. Kas sa oled ennast siia kinni pusanud või? Oota, mitte see. Sa oled endale mingi 100 tiiru siin peale teinud ja nüüd sa oled siin täiesti... Oh, jumalukene küll. Jah, pusis ennast nii kinni siia. Neil hakkab nalja saama sellega. Oota, ei ta harjub ära. Ma jätan talle ühe selle. Oota, ja siis me paneme selle algul kinni. Peab harjuma ju. Nõus asi. Näed. Näe, siia saab koksu panna, siia saab krõminaid panna. Tuleb harjuma sellega. Ma teen stooriga. Kinni. Jätame. Head vana aasta lõppu, perekond Sipsikud. Keegi läheb linna peale. Jaa, me läheme sõpradele vastu. Oota see! Meile tuleb Inger külla. Jaa. Tule. See on nüüd... Seda siia kotti saab. Sipsikut ei lõhu. Kuule, sa pead kotti minema, nii on turvalisem. Tule, vaat seda. Pane ta nüüd sinna kotti meile. Tšurro, koti! Ära karju lapse peale. Blablabla. Tšurro, ei tee ammusta Sipsikut. Mine kotti. Mine kotti. Mine ise kotti. Kuule, siia kotti pead minema. Tule. Saime kotti või? Said kotti või? Jaa. Tubli. Jaa. Rahulikult. See on esimest korda, kui me harjutame. Oota, isa välja. Panen selle peale praegu, siis rahuneb maha. Siin on väga minna. Hea. Me lähme lapsega nüüd jamutama. Kuidas on siis? On hea olla või?
on kinni, jah? Kes ta trepist üles jaab? Noh? Mis loh? Sa võtad nüüd lapseda? Lähed lapsega? Kus te lähete muidu? Sõitma läheme. Andke nüüd telefon siia. Sõitke ise oma lapsega. No. Jalutame nüüd. Sina oled rahulikult. Mis te nüüd tagant filmite? Väriseb, kas tal on külm või? Kordab või? Kordab vist natuke seda asja. Harjutame. Me tulime Koini jalutama vana aasta õhtul. Inimesi on vähe, aga apelsiine on palju. Need ei ole söödavad apelsiinid. Need on dekoratiivapelsiinid. Meil on need tegelased seal. Head vana aasta lõppu! Head vana aasta algust! Meie sipsikute fännidele kõike ilusat ja aitäh, et te meid olete vaadanud. Jätkame oma seiklusi. Aga see head vana aasta lõppu, see tuleb alles ju uuel aastal välja. Nii. No jaa, mis siis? Me katsetame oma uut käru, tundub, et Pupule meeldib seal. Natuke on ärevuses, aga noh, küll ära harjub. Laste mänguväljakule lähme või? Tšurrale meeldiks küll siit alla lasta. Mis kell on? 3 saab. Rahvas juba pidutseb. Ka meie ootame bussi, sest Inger tuleb. Seal on bussijaam. No vaatke hästi. Lõksti? Jaa, siin ootame. Nii vahva. Noh, paps läheb, võtab väikse õllepaarist. Ei, vara veel. Mis vara? Sina võtsid juba. Sina juba kell 11 olid juba. Mida sa vara? Täitsa oled. Nagu mulli lahti. Aivo! Vaata, nii. Henri. Inger.
Turro. Kuule, teil on isegi kindas käes või? No jah. Küll räägiti. Juba 0-0 või? Tegelikult on uus aasta või? Ei ole. Üks mind. Me hakkame kohe viina varisema. Inge! Inge ära ole metsus uuel aastal. Oota, see kukub sul maha. Ega vist nüüd on juba uus aasta. Tegime liiga vara! No nüüd! Otsas! Sealt saab vabalt. Mis te siis kiirustasite? Ma ei teadnud, et ta oli võimalik lugema. Öeldi ju. Öeldi jah. Aga tuleb hea aasta, mis kõik on otsus. Keegi helistab emale. Ema oli eile väga peomeeleolus. Oota, näita mulle kas. Me kõnnime edasi või läheme teisele poole? Edasi minna. Mis sa teed siin? Kui sa jälle sokki said? Churro! On siis pühapäeva lõuna, 5. jaanuar aastal 2025. Lähme korra koara peale ja tundub, et 3 kuningapäev on ju homme siin. Kommipidu. Komm. Homme. Sa ütlesid homme või? Homme on ametlik 6. ju. Jaa, täna on kommipidu. Komme loobitakse, äkki saab ka midagi. No. Kottidega valmis, vaata. Usk ja lootus. Kuule, vaata, näita, kui suur kott meil on. Churro esimene kommipidu. Churro ei oska käituda. La fuerza del mar que se mete por tus venas, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Una mano arriba, solo una sola, da media vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que esto solo empieza.
uma loucura. Morena, vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado. Que no ver mexe tudo, balança que é uma loucura. Morena, vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado. Saime siis oma diivani maha müüa. Aga nüüd on veel kõige ägedam asi. Seda, me peame süüksi asja endale tukka viima kuuks ajaks. Ja oi, see on mingi augud sees. Ja kõige ägedam on see, et... Seda juba näitasin ka natuke. Näitasid, jah? Et jah, ei ole sõnu lihtsalt, kuidas Hispaanias asju aetakse. Aga äkki mingid elukad seal sees. Selles aukudest tulnud. Äkki mingi keko. Vaata sellised. Selle kukkudest. See see on. See on katki lihtsalt. Jah. Seal keegi on sees ka või? Jah. Tahad piiluda või? Piilu. Näitan seda, kuidas viiakse ära siis meie diivanit. Niimoodi. Pannakse kinni. Ja siis sellele teiste tuleks järgi veel, nii et võimalik vaid Hispaanias. Hallo! Lähme siis. Lähme nüüd. Lähme. Eelmises osas näitasime seda, et Churrol oli puusaga probleeme. Täna on siis see päev, kui meie armas Churro tuli puusa operatsioonilt. Ja nüüd natukene siin siis püüame ta poputada. Ja. Teeme pisi-pisi. Teeme pisi-pisi. Teeme pisi-pisi. Joo. On teisipäeva õhtu. Churro on siis tagasi kodus. Puusaopilt tuli. Tasapisi kõnnib, aga väga nõrgalt. Eks ta taastub rahulikult. Ja täna me siis magame pesa kõrval suures toas. Toome madratsi ja oleme tema juures. Aga ta juba sõi ja õi, aga püsinud ei ole ikka veel. See on veel peputuim. Homme on kõik parem. Täna on tuleb raske öö. Elame üle. Meil siis läks nüüd esimest korda karavantenti. Ja siin nüüd hakkab juhendamine, kuidas sellega siis välja sõita. Nii. Kas siin häid lapsi ka on või? Joo. Ja pupu ka meil kõnnib juba ja joo. Võikseb. Vaatad seda ekraani praegu siin. Nii. Android.
aga igatahes siis tuleb. Proovi ära jõuad kuhugi, kõik on nagu hästi. Vaata tuleb. Teemas on siis teine päev. Churro taastub operatsioonist ja muidugi arvas, et võiks panna oma väikse ninakese läbi käru võrgu. Kuna Churro'le see käru meeldib, siis me hoiame teda päris palju selles kärus. Kuna Churro on meil siin aias, siis meie oleme ka ehitanud endale siia elutuppa sellise elamise, et toonud ka voodi madratsi ära, et me saaksime siis teda ilusti öösel hoida, sest eilne öö, esimene öö peale operatsiooni oli ikka päris raske. Nii et Britakene on ka magamata, kõneks ta magas ja seal see meie Churro on sellises kärus. Meil on A4 juhend, kuidas peale oppi, mis me tegema peame, mis rohud anda ja siis kuna niidid võtta ja kuidas jalutada. Aga vaata, kes patsient on. Vaata. Churro Hansman. Minu laps. Sünnitunnistuse järgi. Mitte Churro Tammela. Churro Hansman, kas te tunnistate seda oma nime muutust? Ei ole nime muutus. Siuke nimi ongi. Tulime täna Pongirolasse siis minema kinnustusse ja nüüd üks läheb liftiga sõitma. Ja sealt tuleb meie superstaaride paraad. Sul läheb kindlustusmaakleri juurde. Me räägime kohe ka, mis teema nendega. Sa pead tõstma. Ühesõnaga, me oleme nüüd Mafre kindlustuses ja meil on selline posu pabereid, et mul paluti kõik nagu meili teel saata, on ju. Kõik meie raviarved etteruttavalt võib öelda, et neid on üle 2000 ja mitte keegi mulle ei vastanud. Et mis ma saadan, kuidas ma saadan, lihtsalt öelda ei saada midagi, on ju. Ja nad ei vasta lihtsalt meilidele. Siis. Ja vaatame, kas meile midagi kompenseeritakse. Churro, paine. Meie Mafre kindlustuse tulemus on siis see, et meil ei maksta mitte ühtegi senti kinni. Sellepärast, et seal office'is, kus me selle kindlustuse tegime, see tädi täna ütles konkreetselt, et teile valetati. Et teil on mingi basic kindlustus, kus on siis kaetud see, kui koer sureb või siis kui ta kellegi katki pureb. Ehk siis, kui ma panin kindlustusse, et meil on Yorki väike, siis ilmselgalt ta pureb kõik hundikoerad ja suured koerad katki, on ju. Ja siis olukord on selline, et me võime minna sinna kindlustusse
kaebus esitada, öelda, et sa oled üks igavene vale punn. Aga mis see annab meile? Midagi. Ja siis kui ma ütlesin, et makske mulle siis kindlustusraha vähemalt tagasi, et mul on aasta ette makstud, siis selle peale öelda, et sorry, ei saa. Nii et jah, 2 tonni olid meie raviarved. Kirjutame need siis korstnasse, loodame, et koer paraneb ja lähme teenime juurde. Pole midagi. Aine. Ja kontoris vähemalt töötaja sai probleemist aru, arvatavasti edastab need dokumendid ka peakontorisse, paneb kommentaari juurde, et info, mis meile anti, oli väga vale. Ja loodame, et äkki tuleb mingi vastus sealt, aga noh. No, pigem ei tule, nii et ärme looda. Aga loodame, et rohkem midagi ei juhtu. Seda loodame. Aine Tšuro, palun lõpetage need jamade tekitamised. Arved lähevad liiga suureks muidu. Aga täna on Fuengirolas suveilm ja täitsa soe ja palav on, inimesed ujuvad, nii et me jalutame natuke, tuulutame pead. On ju? Me teeme massaaži, seda taastusravi. Oota, ta ei vaidle. Kui Tšurule meeldib käia päiksegas tarvitamas. Päike ravib ka, on ju. Saab D-vitamiini. On terveks küll. On ju? Jah. Kõige ägedam on see, et keegi viskas ühe paberi ära. Ja nüüd on keegi seal prügikotiga. Vaadake seda. Kõnnib ja mõtleb. Ma panin selle prügi. Suur koristaja. Viskas oma dokumendi ära, kus oli üks raviplaan. Nagu te näete, on isegi minu pländud jalga pannud selle pärast, et kõik teised pländud on ära pakkinud. Seal küll ei paista. Saad ära viinud. Seal ei ole seda kotti, kus ma paberit olin. Saad vahepeal prügi viinud. Ma arvan küll. Ah? Aha. Oled? Ma ei tea ju. Miks sa mul lasid seal sõbrada siis? Viskasin kõik oma dokumendid ära ja... Aga äkki saad netist vaadata sellest Sanitase lehe pealt? On mul tõesti käsitsi paberit kirjutatud. No. Palju kõik maksab, mis kuupäev? Kes see süüdi on selles? Siis sa koristad. Ma olen apelsini pätsa ja sotsiaalselt laename, see on tore tegevus. Käimas on siis sotsiaalne laenamine. Seal on meie uus hobune. Otsime ka endale hobuse. Seal on meie ka ostetud naine. Hobuse nimi on Terminaator 8. Ja siin on meie Tšurro. Mis te laenate sotsiaalselt seal? Teeme ka väikse update'i
täna on pühapäev ja kuupäev. kalendris on 12 ja Tšura käis meil teisipäeval operatsioonil, puusaoperatsioonil. Ja võime öelda, et eile algas natukene väga suur areng, sest väga suur areng on selles mõttes see, et ta on hakanud juba oma jalga maha panema. Ja vaadake, kuidas siin käiakse apelsinraksus. Oot seda. Meie Terminaator. Jaa. Yeah. Vaata, kui rõõmus ta on. Oi! Oota, mis hobune teeb? Tantsib. Jah. Nii minnakse siis. Aga jah, et Tšura paraneb kenasti. Suurepärane. Ohoh. Oot, näita nüüd. Kus sa läks? Ära jooksis. Oota. Hobune! Oota, jookseb, oota. Lustib. Jaa. Esineb meile. Vau! Ossar kaksa! Hoidu, mis see tähendab? Mis ta meile öelda tahtis? Ta esineb. Kas sind jääte sinna üksi või? Jah, see suslik paraneb väga tublisesti. On juba oma jala maha pannud, nii et operatsioonist on väga palju kasu olnud.